Ja kui enne sai räägitud igasugustest erinevatest tehnoloogilistest vahenditest, siis selles vestluses me keskendume konkreetsemalt just live-video kasutamisele ja püüame seda siis lahata nii näitlemise kui ka lavastamise perspektiivist. Aga võib-olla soojenduseks ma küsiksingi teilt, et palun kirjeldage natukene, kuhu kaugele teie kogemus siis selle live kaamera kasutusega laval ulatub ja millised on teie erinevad kogemused olnud? Ei, ma lihtsalt mõtlen praegu, mitu lavastust ma olen teinud live kaameraga. Ma arvan, mingi 4 äkki või 5, kuidagi nii, pigem 5. 6. Noh, ühesõnaga, et see on kuidagi nagu tundub vahepeal lihtsalt väga vajalik. Kui vaadata seda lavastuse kontseptsiooni, siis kui tekib tunne, et nagu ilma selleta ei saa, et siis tuleb seda kasutada. Sest et eelistaks ju alati ilma, teades, mis nagu tehnilisi nagu probleeme see endaga kaasab, kuidas nagu iga kord on see, et kas meil jääb prooviaega piisavalt selleks, et sellega nagu tegeleda, et see on nagu kuidagi minu jaoks olnud alati nagu viimane võimalus. Olles siis täna juba siis hommikust peale siin kuulanud, siis kõik see, mis ma mõtlesin, millest me räägime siin selle teemaga seoses, siis mulle tundub, et vau, et tegelikult peaks hoopis millestki muust rääkima üldse. Aga minu esimene vist kogemus näitlejana on noos, ma ei mäleta, mis see number oli, kui me tegime Naftat, et see oli esimene kord, kui nii-öelda ise pidi opereerima, teisi filmima, ennast filmima, noh, nii-öelda laval otse ja siis sealt tulid nagu järgmised tööd nii-öelda näitlejana ja ikkagi siis olles Taavet Janseni ja Jürgen Volmeriga koos teinud seda Memento 1 ja Memento 2, siis ta on ikkagi ka Viljandi Kultuuriakadeemias üliõpilastega, siis ta on ka sellesama nii-öelda teema kuidagi nagu otsimine või arendamine nagu teisipidi või sellega tegelemine mingil kujul küll, jah. Mis on avanud nii-öelda enda sükest nagu natuke mõtlemist, et mis see üldse on. Et mõttena, et mul on tunne see, mida Taavet Jansen ütles eelmisel vestlusel, et see, kus on tehnoloogia praegu ja kus on meil teater, et seal on nagu, vist sa Taavet ütlesid 20 aastat vahet. Ja see on päris, selles mõttes on päris õudne, mitte et me peaks kõike nii-öelda võtma tehnoloogiast, on ju, aga mul meenub oma magistrantuuris kursusekaaslase Aivar Zimmermanni mõte, kes on psühhodraama üks nii-öelda juhtivaid tegijaid Eestis, et ta rääkis sellest juba 15 aastat tagasi mõttena, et psühhodraama on teatrilt võtnud nii palju olemuslikke asju ja seda edasi arendanud ja nüüd oleks teatril nii palju tagasi võtta sealt. Aga me ei tee seda. Ehk siis, ja siis ma jõudsin selleni, tegelikult selleks ongi vaja inimesi, kes on vahealal, kes mõistavad ühte teist, muidu seda arengut ei tule. Et selles mõttes on väga tore, et kui meil on inimesed, kes mõistavad ühte teist, kolmandat ja segavad, siis saab tulla see miskisugune areng minu meelest. Võib-olla üks põhjus, miks ma seda alustuseks tahtsin ka küsida, oli see, et kui meil oli ka eelkohtumine, et minu meelest Tambet, sa korra küsisid, et miks me sellest teemast praegu räägime, et tegelikult see on ju nii pikka aega kestnud või et see live video ei ole midagi uut otseselt laval. Ja mulle tundus, et tegelikult ju kuidagi peavooluteatrisse või sellistele suurematele lavadele on see asi ennast kehtestanud ikkagi viimasel ajal, aga nüüd, kus ma kuulasin ära nii Katre kui ka Riina ettekanded, siis ma sain aru, et võib-olla juba 60-ndatest hakati seda asja kehtestama suurtel lavadel ja suure publiku ees. Aga võimalik, et põhjus, jah, miks me ei ole kuidagi nii või miks ma ka isiklikult ei ole kuidagi tundnud, et seda teemat oleks piisavalt käsitletud või sellele tähelepanu pööratud, on seesama, mis siin enne läbi käis, et seda ei ole uuritud nii palju. Et see on täna võib-olla hea võimalus seda teemat niimoodi süvitsi uurida, et äkki kellelgi läheb tuluke peas põlema ja tahab sellega veel edasi tegeleda, kas või mina ise. Aga
igaks juhuks ütlen ka, et siin edasistes küsimustes siis saavad kokku minu ja Mart Piirimehe mõtted. Et kuna tema oli selle vestluse ettevalmistamise juures kaasas, aga jäi haigeks, siis ta saatis mulle oma küsimused, nii et siis teate, et on ka esindatud tema perspektiiv siin juures. Aga lähme võib-olla natukene täpsemaks ja ma küsiksin kohalolu kohta. Et kuidas te mõistate kohalolu mõistet olukorras, kus näitleja mängib korraga nii saalile kui ka kaamerale? Kas see kuidagi muutub võrreldes sellega, mis on siis, kui kaamerat ei ole? Ma arvan, et Tambet alustab, tal on see isiklik kogemus olnud seda teha. Mina võin rääkida, kuidas on kõrvalt seda juhendada. Ma mõtlen alustuseks selle sama, mida Liit Vares eelmises vestluses ütles, et ärme asju liialt müstifitseeri, mis tehnikasse puutuvad. Et tegelikult see on nagu, samamoodi nagu, et kas sa mängid sellises saalis või sa mängid vabaõhuteatris, on ju. Sa kasutad erinevaid väljendusvahendeid. Ja sa pead lihtsalt neid väljendusvahendeid näitlejana tundma või siis lavastaja neid teadma. Ja samamoodi, et kui sa neid erinevaid vahendeid segad, kas sa kasutad põsemikrofoni samamoodi, kas sa kasutad käsimikrofoni, mis see tekitab, et see on lihtsalt üks tohututest võimalustest, kas sa lähed eeslavale rääkima, nii-öelda kui mõtleme klassikalist, ehk siis see on nagu lihtsalt rida vahendeid, nüüd on ühed vahendid juures. See on jah tõesti see, et mida kaugemal sa publikust oled, sinu näitlemisstiil muutub sellega, mitu meetrit sa liigud neist eemale. Mis on päris asi, mida näitlejad instinktiivselt ju teevad tegelikult. Või kuhu sa tahad tähelepanu tõmmata, millele sa tahad tähelepanu tõmmata, kas sa tahad tähelepanu tõmmata oma liikumisele, on ju. Ehk siis näitleja ise selles mõttes teeb lava peal keskplaani, üldplaani, suurt plaani. Lahimalt öeldes, eks ole, koostöös lavastajaga, koostöös valguskunstnikuga ja nii edasi. Aga et kui tuleb mängu seal nii-öelda nagu see, ütleme siis, kui me räägime audiovisuaalist, et jah, siis sa pead nagu seda teadma, et kui sellel hetkel mind filmib kaamera suures plaanis ja see on siis seal samas näha, et mis see suur plaan väljendab. Et nii-öelda kõige huvitavam või selline nagu mitmeplaaniline töö on olnud Macbeth, Tiit Ojasoo, Ene-Liis Temperi ja Olar Jeltsi koostöös, ehk siis mis nõudis seda, et samal ajal sa mängid saali nii-öelda oma psühhofüüsisega ja see on kõike muud kui naturalistlik mängustiil, aga et samal ajal sind filmib kaamera. Ja see oli huvitav, et kuidas need kaks kokku panna, kas neid saab üldse kokku panna, kas see mõjub grotesksena, kas see kaamera pilt üldse kannatab vaatamist, kui sa mängid füüsiliselt. Et see oli nagu nii-öelda huvitav ülesanne seda otsida ja ma arvan, et ka on see võimalik, on ju. Ja üks teine asi, mis ma arvan on suurem teema, võib-olla mille sa tood või Kertu, millest sina räägid, et üldse kaamera lavastuses minu meelest, kui ta läheb ainult, üks on nagu päris nagu filmilik stiil, siis see on midagi muud. Et laval see kaamera, ta on natuke ühes teises positsioonis. Ma tean nii palju neid filmirežissööre, kes tulevad vaatama neid lavastusi, kus on kaamerat kasutatud ja nad vaatavad neid hoopis ühe nagu teise reana. Ei saa ütelda, et kellegi vaatamine on õige või vale, aga siis on me teatris minu meelest, et seal on veel võimalusi, et me ei pea seda puhtust otsima. See on üks teine asi, miks kaamerat kasutada. Ja mõnikord on see üle kasutatud, mõnikord, miks sa vajad seda kaamerat üldse siin praegu, miks? Ja mõnikord on see, et see on põhjendatud. Aga kõikide nende asjadega minu meelest on oluline see, et kui midagi otsitakse, siis on selles eksimisvõimalus, aga sul on millegi teadasaamise võimalus. Kui sa lähed kindlat teed pidi, siis see on lihtsalt millegi tegemine. See ei ole halb ega hea, aga et kui me mõtleme ka tänase vestluse päeva peale, mis siiamaani on olnud, et siis kõik need, millest, kui me rääksime ajaloost, kõik need lavastajad, nad otsisid midagi, nad käisid nagu teadmatuse maal ja see on oluline. Minu meelest. Ja, sa tõid nüüd nii mitu asja välja, millele ma tahaks midagi lisada. Aga kõigepealt see näitlejatehnika ja kaamera, mis minu jaoks on huvitav selle asja juures, on see, et see paneb näitleja mingisse teise positsiooni laval. Ütleme, et ta mängib stseeni, ta on harjunud, et ta mängib stseeni üldiselt nagu laiale publikule ja siis ta peab järsku pöörama kaamerasse ja mängima nagu seda filmilikult, eks ju, näoga filmilikult ega kehaga kuidagi väga nagu suure lava
suure lavalaadis, mis teeb nagu minust jumala laheda asja. Minu kui lavastaja jaoks on see täiesti nagu super asi, see annab neile sellise kohalolu. Nad teavad, nad peavad võib-olla minuti pealt, sekundi pealt vahetama seda, mis tähendab, et nad ei saa ära magama jääda sinna, nad ei saa uinuma jääda, see annab neile mingi teise tempo, nad teavad, neil on ülesanne, neil on järgmine ülesanne. Ja eriti ma olen kasutanud ka seda, et teadlikult, et ma lasen teistel näitlejatel filmida stseeni, et ma ei kutsu eraldi operaatorit, et vaid mul on alati näitleja, kes filmib mingit stseeni, et vaatame, kas vaba on, sa saad minna. Ja see jälle lisab neile mingit kohalolu ja seda tempokust, et nad teavad, et nad peavad nagu, et nad ei saa kuhugi nagu uimerdama jääda lihtsalt. Et see kõik on üks suur masinavärk, kõik annavad üksteisele nagu kuidagi, et ütleme, et kui mina filmin sind, siis mina olen ju ka autor samal ajal, eks ju. Kuigi rahvas mind ei näe, aga mina olen ka selle stseeni autor. Mistõttu see annab mulle natukene teise positsiooni näitlejana, mingi nagu jõulisema võimupositsiooni, kus ma tunnen, et ma saan nagu, ja see on meie mõlema koostöö. Minu arust see on kuidagi nagu hästi lahe. Et see on ka see üks asi, et miks seda kaamerat ka kasutada, ongi see, et see paneb näitlejad nagu väga nagu tehniliselt keerukasse kohta, kus nad ei saa nagu magama jääda või uimerdama jääda või mugavaks muutuda või, et midagi on selles lahedat minu arust. Ja nüüd ma ei mäleta, mis sa veel rääkisid, mida ma tahtsin kommenteerida. Ja siis see asi ka, mis vist selle sama teema juurde, et kes filmib. Minu arust on oluline ka see, et see operaator, kes on seal lava peal, kui sul on live kaamera, et ka see operaator on trupi liige, et ta on tegelikult näitleja. Ja minu arust see on ka, et ma olen kuidagi avastanud nagu tehes, et viimased 2 asja ma olen teinud Epp Kubuga. Epp on lihtsalt nagu kuidagi nii lahe laval, et ta on nagu toetav, aga samal ajal ta ei tungi nagu ise esile. Aga samal ajal ta jälle tajub oma seda mingit autoripositsiooni, et ta tajub, et ta on üks sellest nagu näite truppist tegelikult ja minu arust see on nagu kuidagi väga oluline. Et sa leiad selle, et neid inimesi ei ole väga palju, kes suudavad tegelikult seda teha. Et see tundub küll, et võtta lihtsalt kaamera kätte ei ole või et kui sa oled filmioperaator, et mine lihtsalt nagu filmi. See on hoopis teine nagu tegemine, et see, kuidas nad hingavad seal kõik ühes rütmis ja tajuvad ja kuidas operaator annab vaikselt märku, et nüüd ma hakkan sinnapoole liikuma umbes, et kas sa nagu, nad ju tegelikult teavad näitlejate teksti peast enamasti ja nad ju teavad nagu täpselt, kuhu ta liigub, mida ta teeb, eks ju. Et see kuidagi aitab nagu hoida ka näitlejat väga hästi nagu vormis. Üks mõte, mis selle, et kuidas selle mängimisega siis on, et kui sul on seal live kaamera on ju lava peal, on küll see, et sul on tehtud teatav režii on ju, ma mõtlen jälle kõige parem näite nagu Macbethi mõttes, et ja nüüd oleneb sellest, et kui seda suurt plaani seal vahel ei ole, operaator jääb hiljaks, tehnika on läinud, et tehnika mingi jama on, kaameraid vahetatakse, ehk siis samamoodi kui mõtleme filmi peale, et kui sul mingis stseenis mingit kohta ei ole, siis seda ei olegi. Kui kaamera seda ei näinud, siis seda ei olegi. Ehk siis sinu rolli sooritus oleneb sellest, et kui see oli ebatäpne, siis seda ei ole seal. Ja, et see on nagu see lahe nagu riskimoment selle juures, et kuule, ma tegelikult seda kohta kätte ei saanud. Okei, siis sa seda nüanssi sa kätte ei saanud. Et seda hetke, kus ma mängin imetlust, ma mängin ainult selles kohas seda imetlust, siis seda ei ole seal. See on vaate jaoks kadunud ja. Jah, aga selles mõttes see on nagu lahe, see on nagu see riskimoment on nagu väga-väga lahe. Mind see ka käivitab, kui sa ütlesid, et see mingi hetk tegi sul näitlejatel, siis see on väga lahe. Sa vaatad ka perifeerse nägemisega, et jõudsid sa kohale? Kaamera jõudis kohale, okei, kas ma saan ennast, jälle see on tehnika, see on puhas, see on lihtsalt nagu tehniline perifeerne vaatamine. Aga ta ikkagi tekitab tunnetuslikult minu arust rohkem sellist rituaalset tunnet, et me oleme siin kõik koos. See, mida sina teed, mõjutab seda, mida mina teen, et sa ei saa kuidagi nagu, keegi ei saa nii väga soleerida sellisel hetkel. Jah, seal on võib-olla see üks nüanss juures jälle, ma võtaks maha seda, kui meil seda kaamerat ei ole, siis samamoodi on seal hästi palju täpikesi, millele me mõtleme, kas see on publikuga suhtlemine, kuidas ta on suhtlemine, on see valguses olek, on see partneri, mis iganes tähelepanu tõmbamine, millelegi, mis on stseeni tekitamine, samamoodi, aga seal vist neid täpikesi nüüd kaameraga on juures. See on üks lisavõimalus. Mul tekkis lihtsalt selline nüansi küsimus, et juhul kui kaamera siis jääb ilma sellest hetkest, kus sa mängid midagi spetsiifilist, mis enam hiljem tagasi ei tule, et kas siis tuleks rollikaart ümber teha kuidagi etenduse vältel improviseerida niimoodi, et kaamera kui vorm seda lubab, siis saab seda ju teha. Kui vorm seda ei luba, siis ütelda, et aga nii ongi, täna läks nii ja so what, täna on nii, et
siin ja praegu, mis on nagu ju lahe selle teatri puhul, et see on siin ja praegu. Ükstapuha, mis läbi vahendite see on, aga et ja tegelikult te osalt juba hakkasite ära vastama minu järgmist küsimust, mis oli see, et mis teie jaoks muudab live-kaamera laval tähenduslikuks, et üks asi on see nagu kohalolu lisamine, loomulikult mingite rõhuasetuste sättimine, mida live-kaamera võib aidata, aga kas on midagi veel, mida te tahaksite sellesse eelnevasse juba räägitusse lisada, et miks keegi üldse peaks live-kaamera endale lavale panema? No vot, see on täpselt see küsimus, et sa ju, kui sa hakkad mõtlema, mis lavastust sa teed, sa alustad sellest kontseptsioonist ja siis sa juba hakkad mõtlema, kas mul üldse on muusikat vaja, kas mul üldse on lavakujundust vaja, kas mul üldse on, mida mul üldse vaja on, et see peab olema ikkagi sellele kontseptsioonile allutatud. Et nüüd samamoodi, et kui me tegime nüüd viimati seda kollast tapeeti, mis on siis Victoria ajastu lugu, see, kuidas naine on nagu pannakse ühte tuppa, ta peab seal, ta on depressioonis, ta ei tohi põhimõtteliselt väga seal midagi väljas käia. Ja siis kuidas me vaatame teda ja minul oli täiesti selge, et me peame vaatama teda läbi kaamera. Et ma ei saa lihtsalt vaadata seda näitlejat, kes suhtleb publikuga, sest siis ta justkui on minuga ühes ruumis ja siis ei ole seda isoleeritust. Aga kui ma tahan anda seda isoleerituse tunnet, et jah, ta on küll olemas, aga ta ei ole agentne, tal ei ole võimet nagu minu maailma sisse tungida, minul ei ole võimet tema maailma sisse tungida. Et kui sa tahad, tõenäoliselt kasutada kaamerat näiteks selles, eks ju, variandis. Tõenäoliselt, et jah, et see peab olema alati nagu kontseptuaalselt minust väga põhjendatud. ja, sest selle nii-öelda nagu see miinuspoole näide võib olla, et selline nagu kaamera ees olek, see võib võtta näitlejate intensiivsuse ära. On üks teine, et tekib mingi teatav mugavus, mis minu meelest on nagu jube halb asi. Ja, et see läheb siukseks nagu kodukeset linna argi. Seda on hästi lihtne teha, siis lõtva argist nagu seriaali, nagu kiiresti tehtud seriaali näitlemist, mitte nagu hea seriaali näitlemist. Ja. Aga ikkagi minu meelest, et kui ta on nagu põhjendatud ja ta on nagu midagi nagu otsitakse sellega, et selle ju tunneb ära. Selle tunneb ära. Mingi mõte oli veel, aga ju ta tuleb tagasi. Ehk siis teie jaoks on live-kaamera ikkagi alati selline sisuline, dramaturgiline komponent, mitte ainult lavakujunduse osa näiteks? No ma saan aru, et seda kasutatakse tihti praegu, kuna ta on nii lihtsasti kättesaadav, igas teatris on olemas, siis see tundub alati nagu lihtne lahendus, et kui mul on suure lavatükk või siis veel väljaspool teatrit mingi väga suures ruumis mingi tükk, eks ju. Ja mul on tunne, et mul on seal mingi, ma ei tea, 700 kohta, 1000 kohta, et siis kuidagi tekib esimese asjana, minul vähemalt tekib kohe kiusatus, võtame kaamera, sest et siis me näeme näitleja suurt plaani. Et siis ta on kuidagi lähemal, sest et saal on suur, siis inimesed saavad ka sellest osa. Aga mulle tundub, et seda tihti tehakse ka sellena, lihtsalt sellepärast, et nagu suurendada, nagu suurendusklaasina kasutatakse, mitte nagu kontseptsiooni mõttes, aga nagu, et tagareast ka inimene näeb siis, mida see nagu näitleja teeb seal. Et see kuidagi minu isikliku maitse jaoks ei ole nagu vist kõige nagu huvitavam lahendus. Aga see on ka okei. Vist minu meelest mingi aeg siin on teatriteadlasi, kes ju teavad seda, et mitte ainult Eestis, aga mujal ka, et ei osatud nagu nii-öelda selle suure lava, Itaalia lavaga midagi peale hakata, koliti igale poole väikestesse ruumidesse. Ja tekkis see probleem, et kes meil üldse nagu, kuidas nagu, et see võime, et kuidas suurel laval lavastada, et kaob ära. Ja et see võib ka olla, eks ole, just nimelt, et mingid teatav pääseteed, et ma tegelikult ei tea, aga võtame kaamerat, ma võimendan seda, aga lavastan justkui kammertükki suurel laval, ma ei kasuta suure lava võimalusi, panen paari inimest rääkima, suurendan neid ja siis nüüd nagu ongi. Seda ma mõtlesingi, et tegelikult suurel laval on, et igal ruumil on oma nii-öelda nagu mingi lahe võimekus. Ehk siis tuleb ikka jõuame selle juurde, et miks sa seda kasutad, miks sa kunstiliselt tahad seda kaamerat kasutada. Et võib-olla see on see küsimus, sest suur plaan jutustab ju seda, et mida see tegelane tunneb, on ju, mida ta mõtleb, mis on need pooltoonid, mida lava peal, kui sa tahaksid nagu Itaalia laval suures, kui sul on mingi tohutult veel kohti saalis, on ju, et see nõuab nutikat lahendust, et see suur plaan tuleks tegelikult lavavahenditega välja, et sa ei peaks selleks kaamerat kasutama. Et kui see on nagu kergem vastupanu tee, siis on sellest kurb, aga et kui see on nagu kunstiline otsing, siis see on lahe. Sellepärast mul on meeldinud Epp Kubuga koostööd teha, et ta on ka selline inimene, et ta tuleb proovi, võib-olla on meiega seal mingi 10 proovi ja siis küsib, oota, aga äkki ei ole üldse kaamerat vaja.
äkki mind ei ole vaja, äkki ma peaks üldse koju minema. Ja sa pead talle nagu maha müüma, et Epp iga päev, et miks sind vaja on, miks meil seda vaja on, miks seda lahendust just vaja on. Et selles mõttes mul nagu sellised operaatorid ja sellised nagu kaasamõtlejad väga meeldivad. kuna sa juttu viisid väga mugavalt prooviprotsessile, siis sealt võib-olla jätkakski, et kuidas live-kaamera muudab prooviprotsessi, kui palju lisaaega näiteks see nõuab või teistsugust lähenemist üldse proovide tegemisele? No minu kogemuses see nõuab väga palju lisaaega, see läheb ikka mingi nädal läheb selle peale kindlasti. Kui ma võtan nüüd nagu näitlejad mängivad stseeni, mida nad muidu mängiksid nii, nagu nad mängivad ja siis tekib see mingi katkestus, kus on vaja, kaablit ei ole, levi ei ole, no need tehnilised asjad tegelikult söövad, ma arvan, mingi nädal ikka prooviprotsessist ära, rohkem võib-olla. Just täpselt see, et nüüd meil on, meil on seda vaja, nüüd meil peab operaator kohale tulema, nüüd ta võtab selle kaamera välja, nüüd on kuidagi see, ühesõnaga, et see on nagu jõhker peavalu. Jah, see tehniline jõblamine, ühesõnaga, mida rohkem tehnilisi komponente sul on, seda vähem sa tegelikult saad nagu tegeleda selle sisu ja näitlejatega. Et see ikkagi sööb nagu näitlejate aega nagu hästi palju ära. Minu kogemuse järgi. Aga näitlejate seisukohast ütleme, kui tehnika töötaks ideaalselt kohe, et siis ei läheks väga palju lisaaega või? Läheks küll, sest et vaimselt nagu, kui sa oled selles moodis, et sa, kuidas ma ütlen, etenduse ajal ma ei märka seda, kuidas näitlejad vahetavad seda nagu moodi minu arust. Aga prooviprotsessis ma olen küll tähele pannud, et kui me teeme nüüd me teeme neid stseene, mis on justkui nagu füüsiliselt meile nähtavad ja nüüd, kui me läheme selle kaamera pildi peale üle, inimestel läheb, see kohanemine võtab aega nagu praegu, et kui sa võtad need VR-prillid peast ära, eks ju, siis tegelikult läheb 10 mintsa, et nagu veits kuhugi nagu kohale jõuda. Või et näitlejatel endal ka, et nad saavad aru, kuidas nad mõjuvad selle kaamera ees, et tegelikult võtab nagu, ja just täpselt see nagu see ümber kohandamine, see võtabki selle aja ära. Tambet, kas sul on midagi lisada sellest perspektiivist? See on see sama, et sa võid proovida, eks ole, proovisaalis, sa teed ühte tööd, laval sa teed järgmist tööd ja nüüd teatavas protsessis sul on vaja juba, milline see lavakujundus meil on, milline see valgus meil on, sest see ju jutustab seda, et mõnda asja, jutustab lavakujundus, ma ei pea seda üle näitlejana toonitama, on ju. Ja mõnda asi on, et jutustab see näitleja hääl, psühhofüüsis, et samamoodi, et kuule, et siis see kaamera peaks seal algusest peale olema, et see annab meile võimaluse, kuidas me siis seda lahendame, mingit stseeni näitlejana, kas tahan lahendada või tekib lavastajal mõte, et me näeme seda, see ei tööta, aga kuidas ta töötaks, mis asi peaks üldse töötama. Et kui ta on oluline osa, siis mida rohkem teda on, siis seda parem see tulemus on. Ja me oleme siin näidetena rääkinud näiteks Macbethist ja kollasest tapeedist, aga ma korra hüppaksin projekti juurde, mida nii sina, Tambet, kui ka Taavet enne mainisid, et see Memento, et mis on hoopis teistsugune live-kaamera kasutus, et see live-kaamera ei ole mitte ainult sellele publikule, kes on saalis, vaid ka publikule, kes vaatab üldse voogteatrina seda etendust. Et võib-olla avad natukene selle kohta ka, et mida see projekt on sulle õpetanud just nagu kaamera kasutuse ja näitlemise kohta või ka lavastamise kohta? No kõik, mida ma lavastamisest tean, on tänu õpetamisele tulnud, aga seal on oluline, seal on mitu poolt. Üks on see, et see on osa kooli õppetööst. Need noored inimesed õpivad lihtsalt. Neil on ka varasemalt BFM-i kogemusi, aga et nad õpivad lihtsalt, kuidas see on kaameras ja seal on väga oluline see, et nad ise tekitavad suurt plaani, keskplaani, üldplaani. Et nad ise komponeerivad ennast seal kaameras. Et see on niisugune spetsiifiline töö, et kuidas sa positsioneerud, et kuidas sa partnereid jälgid, mis stseenid tekivad seal. See on üks osa, teine on näitlejatöö improvisatoorne osa, millega me tegeleme, mis on nende maailm. Aga mida me nagu siis Janseni ja Volmeriga koos uurime, on see ikkagi seesama, mida ka Taavet puudutas, et mis asi see siin ja praegu on ja kuidas seda saab laiendada, mis seal hakkab tööle, mis seal nagu oluline on. Et nende asjade ja millest see sõltub, millest see lähtub, kui ma istun kodus või istun Kanadas hotellis, et mul on tegelikult võimalik osa saada millestki ja mis on need komponendid, mis seal peavad olema. Ja mis on komponendid, mis seda nagu muudavad ja kuidas tegelikult
mis see on, et kuidas ma saan olla osa siit, eks ole, et kui siin saalis me oleme siin, keegi hakkab kõvasti köhima, siis ta muudab või noh, midagi juhtub, ta muudab seda õhustikku, aga et kas kuidagi saab muuta nii heatahtlikult või olla kaasas, olles Kanadas hotellis praegu. Et mis asjad, eks siis seda me uurime sealt edasi, et kuidas nendega me tegeleme. Mind on lihtsalt aidanud tänu nii-öelda, mul oli ka hea meel, et kui ma teatrikooli lõpetasin, siis ma Andrus Laansaluga kohtusin, et mul on selle nagu hea meel, et sealt on tulnud ka mingid nagu killukesed mu pähe, mis aitavad mind ära lükata sellelt rajalt, mida ma arvan, ma tean või mida ma olen nagu õppinud. Et see aitab avada ja samamoodi Volmeri ja Janseni mõtted nii-öelda sellest maailmast, et need teistsugused, need aitavad mul lihtsalt seda pilti lahti tõmmata. Küsin korra ka see, millest te rääkisite, et kas see on ka inimeseti erinev või kas te olete ka nagu kuidagi publikut uurinud või et kas inimene tajub seda, et ütleme, et ma olengi kuskil Kanadas, vaatan laivis nagu seda, mida teie need õpilased teevad. Osad inimesed tajuvad seda nagu live-teatrina, osad mitte või kuidagi. Meil oli koroona ajal palju vaidlusi inimestega, minu arust mulle nii meeldis see, et olid need ülekanded näiteks, väga palju asju oli netis, eks, et mul ei tekkinud tunne, et ma pean minema nendega olema tegelikult füüsiliselt ühes ruumis, et tajuda seda nagu kogemust. Üks on see ülekanne, eks ole, praegu, kes meid vaatab pärast lindistust, ta näeb selle ülekannet, aga nüüd järgmine on see, et kuidas meid keegi keski vaatab, lisaks selle, et ta saab sulle sinna küsimuse saata võib-olla, et ma praegu vaatasin, te puudutasite teemat, see on ka mingi üks osa, et okei, ta saab olla siin kaasas, aga mis neid võimalusi veel on ja seda me otsime seal väga palju. Inimesed tajuvad väga erinevalt seda. Ühesõnaga sellest, me peaks nagu eraldi nagu teema, me seda iga kord, kui on nii-öelda selle eksperimendi etendus, me vestleme publikuga ja need on nagu väga-väga huvitavad vestlused olnud alati. Need on ennast ka nii-öelda väga selle teema mõttes avanud, et kes, kuigi su kõrval on ekraan, ei vaata meelega ekraani, vaid vaatab lavale. Keegi teine ütleb, ma vaatan seda, kus huvitavam tundub. Ekraanil tundus praegu huvitavam, ma vaatan sinna, nüüd ma vaatan näitlejat lava peal. Et selles mõttes see on nagu päris huvitav, kuidas inimesed toimivad, aga täpselt kes on millegi kogemus ja samas inimesed, kes on harjunud mängima arvutimänge, olema arvutiekraanidega, nad võtavad seda täiesti hoopis teistmoodi. Nii ka teatava intensiivsuse mõttes kui ka terve kompositsiooni mõttes. Ja see on ka midagi, mida saab nagu arvestada. Et ma saan aru, seriaalides tehakse ka kuskil, et nüüd on see hetk, kus minnakse võileiba tegema või kunagi võin, ma ei tea, kus nüüd ei ole enam niimoodi, kui ma vaatan ikkagi parimat seriaali, siis ei ole. Siis ei ole niimoodi, vastupidi, ma tahan järgmist osa vaadata kohe. Lihtsalt miks ma küsin on see, et mingid aastad tagasi üks vanemakooli Eesti lavastaja siis ütles mulle, kes seletas veel peal väga kirglikult, et tema jaoks, et teater on ainult sõnateater, et seal ei tohi olla mingit videot, seal ei tohi olla nagu mingeid asju, et see kuidagi nagu nii huvitavad, et inimestel on nii nagu erinev taju selle suhtes, et mis see teater üldse on või? Ma muidugi tahtsin talle vastata, aga sa ju kasutad muusikat, mis ei ole live, mis tuleb lindilt, et kuidas meie ajudes on nagu mingid asjad justkui on nagu selle vana kooli teatri osa ja mingid asjad nagu ei ole. Ja millegipärast video on nagu paljude jaoks nagu ta ei ole, ta on teises kastis. Ja samas Kertu, ma mõtlen, et jube lahe, et meil on erinevaid inimesi. Minul endale ka meeldib teistsugune füüsiline või et ma mõtlen, et kui ma tahan sõna kuulda, siis ma kuulan, mul on võimalik raadiot kuulata või veel parem minna algmaterjali juurde. Kas siis ise loed endale kõva häälega. Ise lugeda, eks ole. Eks siis, et ma tahaks midagi veel sealt, mis mind huvitab, on ju. Võib-olla ma ei ole nii sõna nüansirikas ja see ei lähe mulle korda, et ma tahan midagi veel sealt saada selleks. Teatrist. Aga nagu selle Memento puhul välja tuli, et mõni inimene teadlikult ei vaata ekraani, sest et ta tahabki saada ainult seda vahetut kogemust. Mõni võib-olla vaatab terve aja ainult ekraani, isegi kui näitleja on temast 5 meetri kaugusel. Et kuidas teie kogemuses see on, kuivõrd suudab ekraan publiku tähelepanu naelutada ja võib-olla ka teinekord eemale juhtida siis elusast tegevusest, mis laval toimub? Minu arust ikka töötab nagu kohe tähelepanu tõmbajana. Eriti kui sa näitad suurt plaani või silma suurelt. Et on tõesti inimesi, kes võib-olla suudavad midagi muud vaadata, aga mina isiklikult, nagu, kui see mul seal on, ma lihtsalt jään seda vaatama nagu, ja seal ei ole midagi teha. Et siis ka lavastajana ma olen üritanud ikkagi, kuna ma ise olen seal prooviprotsessis selle asja vaataja ja tahan ka nagu oma tähelepanu juhtida, siis mina eelistan ikkagi väga sellist asja, kus mul ei duubelda need väga.
või noh, selles mõttes, et ma ei näe näitleja nagu nii-öelda sellest suures plaanis mängu nagu laivis ja ma ei näe seda kaameralt samal ajal, sest mina lähen lolliks, mul hakkab niimoodi käima, vaata, ma ei saa. Et siis mul on vaja kas siis ära peita need live-näitlejad või lasta neid siluetina või mingi teise nurga alt või kuidagi, ühesõnaga tekitada, et need ei duubeldaks. Sest et muidu nagu ma lähen nagu skisofreeniliseks ära ja minu taju nagu seda kuidagi ei kannata. Aga jah, vist ongi see, et kuna suurplaan ta nii nagu tõmbab kohe, siis nagu tahad seda vaadata, aga siis sa näed, et seal üks konkureerib all ja siis läheb nagu kuidagi imelikuks asi. Ma nüüd kuidagi pareerin seda ja hüppan kogemuste peale, mis ma olen nii-öelda vanast Volksbühnes saanud siis Berliinist, kui Kastorf veel oli seal Volksbühnes kunstiline juht, siis minu meelest kõik need küsimused, tal ei olnud need tähtis. Ehk siis võeti kaamera, möllati ja see oli osa vahendist nagu, kas võeti paljaks, ei võetud paljaks. Vahet ei ole, kas karjuti või sosistati või kallistati või mida iganes tantsiti. Et see on osa vahendist ja sellesse suhtuti nagu lahedalt vabalt ja see on ka mu vastus võib-olla. et kui sa ta võtad, et siis katsetad, möllad sellega, on ju. Sest see on ka üks pool, et seal ma nägin seda just nimelt, et kaamera saabki olla mingi siukse nagu väljenduse, mitte suurendus, aga et see on nagu orgaaniline osa ja see oli kaugel sellest, et kompositsioon on paigas. Et kui see kompositsioon on kogu aeg hästi paigas, siis võib natuke tekkida sama, et aga ma vist vaataks kino praegu. Tegelikult ma tahaks kino vaadata, et ma ei tulegi nagu teatris. Et seal teatris peab olema natuke minu meelest üle ääre, heas mõttes üle ääre. Ja see on see sama, mis ma tahtsingi enne kommenteerida, et sa laiendaks seda mõttekäiku, et see ongi väga lahe minu arust, kui on natuke must. Ja nagu teatrilavastajatele väga meeldib, kui operaatoril natukene käsi väriseb või ta ei saa mingit asja kätte. Et kõik väga naudivad seda. Aga operaatorid, eriti kui nad on BFM-ist tulnud, nad on tihtipeale sellised, et nad tunnevad, et nad on failinud, kui nad ei saanud kedagi kätte või kellegi lause läks kaduma või näitleja arvab, et see on nagu tore või et see on kuidagi nagu mängu osa või et aga nad tahavad nii korralikult teha ja siis minu kogemuses ma olen pidanud operaatoritel seda korralikkust nagu maha võtma. Küll mul on teine näide, seesama, mida ka enne puudutati, Rise and Fall of Estonia, kus väga selgelt meil olid filmioperaatorid, meil olid filmi kadreering, ehk siis me mängisime terve lavastuse nii-öelda kaadrist kaadrisse, teades, et nüüd kui ma keeran, tuleb minu suurplaan, nüüd tuleb järgmisena üldplaan, ehk siis tegime filmi online, aga sellel oli teatav siuke nagu kunstiline võte ja just nimelt, et eks me tahtsime ka publikut saada ja Nokias oli need Nokia kohti rohkem, aga et katsetada sellega, eks ole. Mäletan, et sõber Rene Vilbre ütles, et tead, miks see ei ole, miks te laivis ei mängi. Vaata, need kostüümide vahetused, need võtavad kauem aega, ehk siis see on lindistatud. Ma ütlesin, Rene, kallikene, et see ongi see mõte, see ongi see pillav mõte, et me mängime iga õhtu seda otse. See on see mõte, et mis selle, see oleks ju igav ja muidugi, et me lindistame parima versiooni, oleme seal lavastuse alguses koha peal Nokias ja siis lõpuks tuleme samal vahepeal teeme siis suitsu või joome kohvi või loeme raamatut. On ju. Et see on see mõte, see on see teatav pillavus, mis ma ei tea, tuli praegu sõna pillavus, aga ükstapuha, missuguse... No ja see ongi natuke see kunsti ülesanne, eks, et sa teed midagi, mida tegelikult pole vaja. Seda ei ole kuidagi instrumentaalselt vaja. Et see ongi nagu kingitus, et ma lähen nagu ühe sammu kaugemale, ma teen veel midagi, mida justkui pole vaja. Eriti ajastul, kus kõik peab olema vajaduse põhine. Või me oleme liikumas sinna. Kas võib-olla publikust keegi tahab vahepeal midagi küsida, kommenteerida? Ma toon. Küsimus ei ole veel päris formeerunud, et nii palju mõtteid tekib ja et tahaks just, et Tambet nimetas just seda Kastrofit ja kohe mul tuli muidugi ka elavalt see Bert Neumanni bungalo silme ette, kus ka kaamerat kasutati selleks, et publik näeks, mis toimub seal bungalo sees. Et võib-olla siit minu selline abituvõitu küsimus, et minnakse ka ju kaameraga teatris igale poole, tagaruumidesse, kuhu publik ei pääse ja nüüd praegu Gorki teatris Berliinis on üks lavastus, kus näitlejad kaplutavad mööda linna ja siis publik istub aguralt saalis ja näeb siis, mis seal nendega toimub või ei toimu. Mõnikord pidi olema linnas väga igav ja siis kõik istuvad seal ja ootavad, et millal ometi tagasi tulevad. Et kui palju te olete kasutanud võib-olla ka kaamerat selleks, et nagu tekitada mingit sellist teatavat
piilumis- või voyeurismi efekti või et midagi nagu simuleerida publikule, et te näete nüüd midagi sellist, mida te muidu ei näeks või mida te ei tohiks näha või mida teil on võib-olla piinlik otse vaadata. Mulle sinu lavastus meenub kohe see Mephisto. Mephistos kõik olidki videosteenid üles ehitatud sellele, et kõik asjad, mis on videos, on need, mida justkui ei tohi näha. Kus tehakse mingid salasobinguid, mingid salajased asjad käivad midagi, mida ei tohiks, eks, et see oligi nagu see võte. Ja mul meenub praegu Praterist ka Volksbühnest, eks ole, mingi kas 98. aasta lavastus, kus kas oli Coop Squadi see kompanii või kus nad tänavalt, neil oli eelarve 200 eurot vist või Saksa margad olid neil sellel, ma ei mäleta. Ühesõnaga, eks siis me publikuna nägime, kuidas tänavalt võetakse näitlejad ja siis nad olid kaameragi siis Prateri tagant uksest välja tänavale ja me nägime, mismoodi need näitlejad võeti. Tavalised inimesed olidki ja nad jõudsid lavale ja me pärast nägime seda lavastust, etendust nende lavastajad, nende näitlejatega, kus neil olid klapid kõrvas ja neile öeldi, mida nad peavad tegema. Eks näha seda mingi protsessi. Mul kohe ei meenu, kui mul tuleb siis, et selle piiluja rollis või kuskil seal, kus ei tohiks olla. Ja. Et võib-olla ja need... Seal on üks asi veel, ma olen mõelnud, jah, just teatri tagaruumides filmida, et umbes lähme garderoobi, miks seda ei saa teha, signaali ei ole. Ei, päriselt suurtes teatrites on see, et ma tahan minna, ma olen tahtnud seda teha korduvalt, et nüüd me lähme sinna keldrisse alla Draamateatris garderoobi, seal oli signaali. Et selles mõttes sa ei saa kaamera signaali sealt. Et me saime küll Guido garderoobist Mephisto ajal, ja siis tuli ka eraldi mingi vidin tekitada selleks, et me saaksime filmida nagu minna üle koridori, minna Guido garderoobi. Et selles mõttes see on üks tehniline asi lihtsalt, mis on väga suur takistus, et siis sa peadki alustama oma prooviprotsessi või sa peadki nagu vist maha müüma seda lavastust nii, et nüüd me peame majja igale poole signaali tekitama ja see on omaette töö. Ehk siis see tähendab, et kui me seni oleme näinud kuskil videokaadreid laval, mis on filmitud teatri tagaruumidest, siis need on ette salvestatud arvatavasti. Enamasti on need ette salvestatud või on siis kohe nagu et umbes et see esimene uks, mis välja läheb seal juures, sest et ta lihtsalt ei levi. Kuidas teil oli, Naftas oli see, et õue läksite kaameraga? See küll levis. Kas see Kristjan Sarv ja oli ju õues seal mingi, kas see oli ette salvestatud või? Ei, meil ei olnud seal midagi ette salvestatud, aga seal oli vana hea mitmekümne meetrine juhe oli teil, õige. Kui tehniliselt rääkida. See oli esimene kord, kus ma nägin, et nad lähevad välja kaameraga majast, mis toimub, see oli minu jaoks kuidagi mind blown nagu. Võib-olla on niimoodi, et kõik need kaameraga lavastused ma olen Tiidu ja Enelisiga teinud, kes on seda kasutanud mingis... Ei, ma olen ka selle sakslasega Hartmanniga teinud Stalkeri, kus on ikkagi nagu sarnaselt ta on nagu kogu aeg kaasas olnud. Ehk siis mul ei ole sellist, kui ma mõtlen mingid dokumentaalfilmide režissööridele või kes võtavad kaasa, kes poolvarjatult midagi filmivad või nad tekitavad selle teatava piilumise efekti, et mul sellist esteetikat võib-olla lihtsalt pole juhtunud, et ma lava peal mängiks sellise esteetikaga koos. See on lahe asi, ma jätan selle meelde ja siis ma lähen juba selle plaaniga, et kuidas signaali saab majja. Jah, aga nüüd meenus kohe Liisa Saaremäel, eks ole, kes ju pani selle kaamera omal suisa neelas alla, on ju? Ja, see oli lahe. Lavastuse nimi ei tule. Screambox. Ja samas Kanutis tuleb meelde see, kuidas Kim Nobel oli rentinud hobuse. Võttis publikust inimese, kes siis temaga oli kogu selle lavastuse kaasas ja lõpuks nad läksid välja ja sealt vist oli ka, et õues keegi juba võttis vastu, ühesõnaga, et see on see sama kaamera, mis jooksis tehniliselt. Ja siis oli rentinud hobuse ja siis nad selle vabatahtlikuga siis istusid hobuse peale ja sõitsid vanalinnas niimoodi päikseloojengus ja see oli nagu hullult ilus. Jah, ja siis ma mõtlen jälle selle kõige juures, mis me praegu räägime, eks ma mõtlen just, et millest nagu ennist me rääkisime, mis üldse võivad need võimalused olla või et siis, kui see jalakas selle võttis ja tegi selliseid asju, et oli nagu vau, mis see toimub, et kuidas me nagu sinna jõuaks, et me näeks veel nagu neid võimalusi seal taga, et me ei kasuta, et võtta need asjad, otsida veel edasi, et me ei jääks sinna, et panime ekraani ja filmisime, et
nii edasi. Eks ma tulen tagasi selle juurde, mida me rääkisime toona, et minu meelest see on nii tavaline asi, see kaamera, et sellest ei peaks nagu üldse isegi nagu rääkima. Ja tulles tagasi selle sinu avalause juurde, siis tegelikult minu arust see kaamera on praegu selles seisus, et kus teda tajutakse justkui mingi tohutult uue ja kaasaegse asjana, mis on, issand jumal, teil on nüüd kaamera, et see on natuke ka cheating, tundub nagu mingitele teatrivaatajatele. Kuidagi sihuke liiga lihtne lahendus, aga samal ajal nagu siin eelkõnelejad rääkisid, et see on mitukümmend aastat vana praktika, eks ju, aga kuidagi nagu meie ajudes on see ikka kuidagi nagu see oleks mingi tohutu uus asi. On äkki publikust veel mõni küsimus? Ma tulen sinu juurde sellegi poolest. Salvestuse jaoks on mikrofon. Ja tegelikult see ei ole üldse küsimus, vaid pigem väike kogemus, mis mul oli eile õhtul ja mis mul tuli meelde seoses selle lukuaugu teemaga, et käisin vaatamas etendust, sattusin, lavastus oli selline, kus küll videot ei kasutatud, aga juhtus olema selline etendus, mida salvestati. Ja juhtusin istuma täpselt operaatori selja taha, kelle kõrval istus lavastaja. Ehk siis, et tegelikult ma nägin tervet seda etendust peaasjalikult läbi selle väikese kaamera display, sellepärast, et kuna lavastaja alati umbes 2 sekundit enne millegi juhtumist laval suunas operaatori sinna, ehk siis, et ma tegelikult nagu, mul oli nii hea sissevaade sellesse, kuidas lavastaja ise oma peas on selle lavastuse lavastanud, mitte siis see, kuidas mina seda vaatajana tavaliselt kogen. Ühesõnaga, ka põnev oli. Mul on üks küsimus ja ma ei mäleta, ma tsiteerin kedagi, keda ma enam ei mäleta, ma ei suuda seda tsiteeringut ka leida, ma hirmasti olen otsinud, on, et videoga eksperimenteeritakse teatris siis põhimõtteliselt algusest peale, niipea kui see kinokaamera tuli. 100 aastat möödas. Küsimus, kas video on teatris tööle hakanud või ei ole, on ka küsimärk siiamaani väga paljude inimeste jaoks. Üheks põhjuseks keegi teoreetik ütleb, et sellepärast, et video on agent of death. Ta representeerib midagi, mis on juba olnud. Ja versus see, mis on laval. Mulle see draama queenina, mulle hirmsasti meeldib see väljend. Ja mul on, kuidas mis teie arvate, kas videoteatris nagu teie arust nagu töötab, kas ta töötab teatris? Hea küsimus. Kolm vastuse varianti saad ju siit välja, mis oleks nagu igav, kui ma niimoodi mõtlen. Mis on video minu arust teiste tehniliste vahendite, kui on sul, eks ju, enamasti on võimendatud heli, me räägime, vähe on lavastusi, kus on live-muusika, eks ju, nad enamik ikkagi helistab kuidagi tekitada mingi helikujunduse. Valguskujundus on ju ka tegelikult ikkagi väga tehnoloogiline asi. Aga mis vist eristab videot on kuidagi, et video, ta tundub instinktiivselt teine maailm. Ta on see, et kui sul on kõik see valgusmuusika, kõik asjad nagu, ta tundub nagu üks maailm ja video lihtsalt tundub teine maailm. Ja miks ta meile tunnetuslikult nii on, ma ei tea seda, et ma saan aru, et selle VR-iga, et te kuidagi nagu üritate seda ka nagu uurida, et kas see saab olla üks maailm. Aga ta nagu paratamatult on mingi teine reaalsus, ühe reaalsuse sees ja siis ma arvan, ta töötab küll, aga ta töötab siis, kui sa nagu tegeledki teadlikult minu arust sellega, et need 2 reaalsust nagu omavahel nagu kõnelema panna või kuidagi omavahel nagu dialoogi tuua. Mitte see, et ta on lihtsalt mingi, ma ei tea, suurendusklaas või asi, siis ta minu jaoks ei tööta. Iseenesest meil hakkab aeg ka täis saama, nii et kui teil rohkem midagi sellele lisada ei ole, kas video töötab või mitte. Ja kusjuures tegelikult võib öelda, et ta töötab kuskil 99% kordadest ja siis on see 1% kordadest, kus ta ka füüsiliselt lihtsalt ei tööta. See vist on küll, et vaata, me peame eristama seda, et kas sa näitad lava peal ekraanile
mingit asja, fotot, mingit liikuvat pilti, mis on ette salvestatud, jah, siis ta on küll see. Siis on see osa kujundusest, ükstapuha, mis kujundus see on ju. Noh, et see on nagu mingi muu asi. Aga ma mõtlen sellele, et kui sul on käes, ehk siis, mis on ka näitleja võime, et tal tegelikult on võime, et mingit 4. seina ei ole olemas. Tal on võime astuda lavalt alla. Tal on võime füüsiliselt võtta publikul käest kinni. See on see võime. Ja nüüd, kui sul on laval kaamera, sul on võime muuta tähelepanu, tõmmata tähelepanu, sul on üks nagu pikendus. Et kui siin taga on ekraan, mul on käes kaamera, mul on võimalus tõmmata mingi asi väga fookusesse. Kohe niimoodi, et on fookuses. Et see on tegelikult üks isegi nagu mingi siuke nagu, ehk siis selles on teatav nagu see elusus on selles olemas, kui seda kasutada. Me jõuame ikkagi selleni, et miks sa seda kasutad, mida sa sellega otsid. On ju nii nagu, mis sa otsid pöördlavaga, mis sa otsid sellise lavakujundusega, mis sa otsid lillede teega, kui sa otsustad selle panna sinna publiku vahe. No ühesõnaga, et see kõik on nagu vahendid millegi jaoks, et ma nagu ei tahaks neid nagu eristada. Või ma ei oska seda mõelda, eks mul ei ole vastust sellele, et see on nagu... Hästi, aga paneme sellele vestlusele siin punkti. Aitäh, Kertu ja Tambet!